tere, Kadri. Tere! Ma olen väga tänulik, et sa tulid siia ja me panime sinuga aja siin seal kuskil aprillikuus juba kokku ja kuidagi elu juhatas meid nüüd siia päikselisse maikuusse. Ja ausalt öeldes ma ei tunne absoluutselt sind ja see on minu meelest võrratu saada sinuga tuttavaks siin kõikidega koos, ütleme siis nii, kuigi see ei ole nüüd laivis. Ja ma üritan omalt poolt tunnetada, mida ka teie, kes te siin praegu kuulate, mida te tahaksite Kadri käest küsida. Ja algatuseks, kuna tegemist on numeroloogilise kanaliga, siis sinu edukuse kood on 53651 ja natukene enne salvestama panekut, siis ma vihjasin ka, et mis need numbrid on ja sa mainisid ka, et sa natukene oled ka seda numeroloogiat nuusutanud, nii et edukuse kood oli sulle midagi uut. Ja tead, Facebook on üks väga tark aparaat, et Facebook kuidagi viitas, kuna mulle meeldivad kõik kongid, kõik vaimsusega seotud toimetused ja siis Facebook lükkab ikka jälle midagi uut sinna peale. ma olen väga kehva scrollija, aga sina mulle sealt silma hakkasid ja Kadri, kes sa oled? Ja ma näen, su selja taga on ärkvel teadvel looja. mis asi see on või kes see on, mis energia see on ja nii edasi. nii et mikrofon on sinu pool, aitäh. Ja aitäh. Ärkvel teadvel looja on tegelikult selline, see sündis sellisest kohast, et mul oli vaja panna enda Youtube'i kanalile nimi ja sellel ajal kuidagi ma tegin juba mõnda aega oma isikliku Facebooki kanali kaudu ka videosi juba aastaid tagasi. Jagasin erinevaid mõtteid ja siis mulle maandus kuskilt selline nimi või väljend nagu God in blood, mis tähendab, et siis noh, tegelikult nagu Jumal inimkehas on ju. Ja selle kuidagi, siis ma mõtlesin, et okei, kuidas see eesti keeles võiks olla ja siis mulle maandus see nimi Ärkvel teadvel looja. Ja see mitte ei käi ainult minu kohta, vaid tegelikult ka selle info kohta, mida ma oma kanalitel jagan, et inimesed jõuaksid lähemale siis sellele seisundile, sellele olekule enda igapäevaelus. Sest et ma tegelikult olen võtnud sellise või minu kireks on siis jagada teadlikkust, ise samal ajal pidevalt oma teadlikkust avardades läbi erinevate asjade uurimise, läbi päris siukeste ka raputavate elukogemuste. Ja aga ma saangi aru, et mu elukogemused on olnud minu jaoks nagu ütleme siis kingitused, et ma ärkaksin ülesse sellest unest nii-öelda. Ehk et laias laastus ma tegelen igapäevaselt põhimõtteliselt teadvuse avardamisega nii iseendal kui oma klientidel ja inimestel, kes jälgivad minu Youtube'i kanalit või minu Facebooki lehte, mis on mõlemad Ärkvel teadvel looja nime all. Äh, väga põnev. Kindlasti ma kommenteerin siia või õigemini siis selle video kirjeldusse ma panen ka need kõik sinu kanalid. Aga kuidas sa inimesi siis toetad, mida sa konkreetselt teed? Mina pean ütlema nüüd küll ausalt, et ma ei ole käinud su Youtube'i kanalil, nii et peale seda meie salvestust ma kindlasti lähen ja vaatan. Mind väga tõmbavad sellised asjad. vaata, siin on jällegi üks märk, et ma teen küll ise ka Youtube'i kanalil seda oma juttu, aga ma ei käi scroll imas ja seepärast ma ei olegi sinuga seal kohtunud, nii et vabandasin ennast välja. et mida sa teed inimestega, kuidas sa neid ärkvele tõstad, ehk siis meil oli nii armas pisikene sissejuhatus ka enne seda salvestust, mulle nii väga meeldis ja ma ütlesin ka, et kuidagi selline rahu tuli sisse. et kas see on üks osa, mida sa tegid ja räägi siis, mis asi see üldse on ja kuidas sa inimesi toetad? jah, no tegelikult ma siis tegin meile siia ennem seda siis vestlust sellise kohaletulemise, lõime energeetilise ühise ruumi, et me saame energias kokku tulla ja siis ajada seda asja, mida me siin koos praegu ajame. Ja sedasama asja ma teen alati ennem oma energiatöid, mida ma inimestega siis läbi viin. Ma olen tegelikult juba aastast 2022 oli see vist, kui ma õigesti mäletan, kui mul oli kokkupuude plejaadidega astraaltasandil. Siis sellest saadik alates olen ma teinud selliseid energiasessioone valguse keelega, resonantskeelega ja mis iganes sellised, need on ka sellised kanaldused, et erinevatel teemadel, et kui ma siis zoom in sisse, toon ennast kohale
ühendun enda kõrgem mina ja algallikaga ja siis mul hakkab tulema läbi informatsiooni, mis siis on selle teema kohane, mille kohta ma parasjagu siis sessioone teen. Ja need on enamasti sellised online sessioonid läbi Zoomi, kus siis inimesed registreeruvad ja saavad oma kodus neid sessioone vastu võtta. Ja lisaks olen ma aastaid siis juba või sellest alates, kui see toimus, loonud valgustöötajatele siis inimestele nagu sina ja mina ja veel paljud teised, kes on siin selleks, et tõsta teisi inimesi või toetada või aidata. Et olen teinud Koduplaneedi ühendusi ka siis läbi valguse keelekanalduse või heliresonantsidega, et see inimene siis ise ütleme, ärkaks üles oma hingeteele, nii et ta hakkaks ajama siin seda, milleks ta on kehastunud. Ja et tihtipeale inimesed tunnevad läbi selle sessiooni või selle sessiooni tagajärjel siis lihtsalt tugevamat ühendust iseendaga, saavad selgemini aru, mis on nende missioon, miks nad on tulnud ja on isegi aktiveerinud erinevad sellised anded ja valguse keel ja mäletamised ja nii edasi, et see on selline põnev teema. Vau, no ma ütlen päris tõsiselt, ma ei olnud sinu asjadega kursis ja praegu tekib küll selline tunne, et miks ma kuulnud ei ole. Et üks asi, et kas ma olen valmis olnud või scrollin liiga vähe. Valguse keel, see on nii nagu numbrite keel, et sa nii huvitavalt kasutad just neid sõnu. Äh, mis asi viis sind sinna, et sa hakkasid tegema seda, mida sa praegu teed? Et mis on enne seda olnud, mis see tõuge on olnud, nii nagu minul numeroloogiasse ka mingid teatud asjad viisid mind nii kaugele, et kas sa natukene seda ka räägiksid, et kuidas sa siia jõudsid, siia, kus sa siis nüüd oled praegu teisi aitamas? Ja noh, ütleme taustalugu on see, et eks meil alati igalühel on ju mingi trauma on ju, see on mingi hingeline trauma või füüsiline trauma või mingi trauma, mingi valu, mis aktiveerib siis otsima midagi enamat ja minul oli siis selline, ütleme, lapsepõlvetrauma, et olen seksuaalse väärkohtlemise nii-öelda ohver ja ma püüdsin sellele leida sellist lahendust, et ma püüdsin seda mõista, mul ei andnud nagu see rahu, et see lihtsalt on või et nii jääbki või et jääbki terveks eluks see, et ma olen ohver ja ma tunnen viha ja häbi ja süüd ja kõiki neid kompleksseid tundeid, mis selle ümber käivad, onju. Et mulle ei tundunud see nagu loogiline, et ma pean jääma kannatama terveks eluks, et ma ei saanud nagu sellest kohast üldse aru, et miks inimesed valivad nagu mingite valude käes ollagi terve elu ja siis vihata kedagi ja ise olla vihane ja siis noh, kogu see kamm, mis seal ümber käib, et ma tahtsin sellest tegelikult vabaneda ja jõuda nagu mingisse kergusesse. ja ja siis ma hakkasin lugema portsudes igasuguseid enesearenguraamatuid, mul oli nagu päris korralik riiul oli enesearenguraamatuid täis ostetud, mis ma kõik läbi lugesin, oli fanaatilise sihuke eneseareneja nii inglitest kuni ma ei tea, mingite hüpnooside ja rännakuteni ja mida iganes sai vastu võtta, kõik, mis tuli, kõik lasin endast läbi. Ja aga siis ühel hetkel mul oli kaksikleegi suhtekogemus, mis oli ka mega raputav, noh nagu see lõhkus see lõhkus on ju, selle käigust, selle tagajärjel ma lõhkusin oma eelmise paarisuhte ära või mis oli 10 aastat kestnud. ja siis, kui ma sellest kaksikleegi suhtest välja tulin, siis ma olin ise nagu nii katki, sellepärast et see tegi mulle nagu nii metsikult haiget, et ma mõtlesin lihtsalt, et mul on kaks varianti, et kas ma nüüd suren ära või mul peab tulema nagu mingi valgustus, mingi asi, mis mind sellest kohast välja toob. ja ja siis tegelikult hakkaski kuidagi kõrgemalt minalt tulema sellist nagu sügavat tarkust, mis aitas mul sellest kaksikleegi traumast nii-öelda ka terveneda, iseenda armastusse jõuda, iseendani jõuda, et tagantjärgi ma näen, et see kaksikleegi suhe oligi väga tugev aktivatsioon mulle iseenda leidmiseks, et ma üldse saaksin aru, et armastus olen mina, armastuse allikas olen mina olengi kõik see, mida ma armastasin selles suhtes ja nii edasi ja nii edasi, onju. Ja siis ma jõudsin otsapidi Saaremaale, kus ma olen ka praegu uuesti tiiruga tagasi. 3 aastat olin vahepeal siit eemal, just kolisin tagasi Saaremaale. Ja mul oli äh, ma võtsin siin Saaremaal Eeva Lepiku neid siis, kui ta koodinägijaga välja tuli.
mitu-mitu aastat tagasi hakkasin tema neid sessioone kuulama nimetame neid sessioonideks. Ja need olid, see info oli minu jaoks nii aktiveeriv, et mul luud sügelesid, mul nagu kolju sügeles, hambad sügelesid, kõik asjad sügelesid. Ja kui ma panin silmad kinni enne unestaadiumit, siis ma järsku nägin ennast kuskil mingil teisel planeedil, nagu mingi fantastiliselt ilusa loodusega kohas, sihuke nagu, ma tahaks natuke paralleele tuua võib-olla Avatari loodusega, on ju, et see Avataris on tegelikult päris hästi edasi antud seda, milliseid imelisi kohti meil siin veel universumis eksisteerib. Igal juhul. Ja siis mul tekkis küsimus, kus ma pärit olen. Ma saan aru, et ma ei ole siit pärit, on ju, et see on nagu, et mul on nagu nii metsik igatsus kuhugi harmoonilisemasse kohta kui see, mis siin on. Ja ma hakkasin nagu päris palju endale seda küsimust esitama ja siis samal ajal ma maalisin just noh, ma tegelesin päris palju maalimisega tollel ajal ja ma tegin selliseid tseremoniaalseid lambanahkasi ehk et lambanaha mitte see karva poole peale, vaid sissepoole siis akrüülidega värvisin pilte erinevaid. mõned lambanahad sai tehtud, aga üks siis sellest oli selline spetsiifilisem, ütleme siis tagantjärgi tagantjärgi tarkusega. Ja selle peale ma joonistasin keskele, enda teadmata, lihtsalt intuitsioonipõhiselt Merkaba kuju keskele. Ma isegi ei teadnud tollel hetkel, mis see siis üldse on, nagu, või et sihuke asi üldse eksisteerib, lihtsalt joonistasin. Siis üles joonistasin valguse keele, mis riba sellise. Ja siis oli seal veel kristallid peal. Ühesõnaga, kui ma selle valmis sain, siis mu abikaasa ütles, et sa joonistad praegu portaali. Ja siis mina nagu täiega, noh, ma naersin ta välja, mõtlesin ja mis iganes, mis portaal, et nagu mida, onju, et see on lihtsalt pilt, onju. Ja siis me läksime üheks ööks hotelli kodust ära, tahtsime olla omaette ja siis ta, jõuame sinna hotelli, ütleb, et ma pean selle lambanaha siia tooma. Ma pean selle nagu siia üles panema. Ja noh, mul jälle, et nagu mida iganes, no too siis, kui sulle, ta on sihuke, et noh, mul on sihuke mees, et kui ta nagu midagi pähe võtab, siis on nagu nii on, et ma ei hakka üldse nagu väga vastu vaidlema. Ja siis ta tõi selle lambanaha sinna hotelli, me isegi panime selle üles sinna seina peale imenipiga ja, ja läksime magama. Ja siis öösel, noh, vastu hommikut tegelikult ennem ärkamist, ma olin seal sihuke une ja teaduse vahel, maandusid minu ette 5 plejaadi, nad tulid sellisest nagu valgusesammastest. Noh, täpselt nagu, ma ei tea, võib-olla mõnes ulmefilmis, et nagu maandusid sellistes sinistes valgussammastes. Need olid ise siukse nagu elektrisinise kuvaga, noh, sihuke, tähendab, energia oli nagu peal, sellistes kosmilistes skafandrites nagu jällegi filmides on olnud, onju. Ja nad lihtsalt liikusid minu poole ja üks nendest puudutas mind. Ja kui ta puudutas mind, siis mul siis üle kere muutusin ise samamoodi selliseks siniseks, nagu oli sihuke ilus elektrisinine eledam. Ja, ja ma tõusin kohe ülesse selle peale, tundsin ja mu kogu keha surises. Noh, see Mm. nagu kogu see protsess nagu jätkus, onju. No mul on olnud ennem ka astraalseid kokkupuuteid, ma tean nagu väga selgelt, ma teen väga selgelt vahet, kas asi on nagu lihtsalt uni, ütleme, või on päriselt astraalne sündmus, onju. Ja, ja see oli päris astraalkeha puudutus, mille tagajärjel siis hakkas toimuma hästi palju kiiret transformatsiooni minu endale, hästi palju ülesärkamist. Sama päeva õhtul läksin korraks Kaia TV-sse, et oma mehele midagi näidata seoses number 33-ga ja numbritest rääkides aga siis ma ei jõudnudki isegi selle saateni, mida ma tahtsin talle näidata, vaid ma nägin kohe seal Kaia ees oli selline asi nagu Galactic Messenger, üks sari, mis Kaia TV-s on, millest ma polnud midagi kuulnud. Ja saad aru, seal olid needsamad plejaadid, nagu needsamad samades skafandrites tegelased olid seal pildi peal ja mul oli nagu noh, oh my god, kuidas võimalik on, need ongi need tüübid, kes käisid, on ju, tagantjärgi ma tean, et nad on ka shapeshifter'id ehk nad saavad oma kuju muuta selleks, et ühesõnaga mul oli vaja, et ma tunneksin nad ära, et ma Mm. läheksin sellesse infosse sisse, mis see Galactic Messenger siis jagas. Ja see oli siis kanaldatud plejaadidelt, täpsemalt öeldes Tagetalastelt, mis on üks plejaadide tähesüsteemi planeet
metsikult informatsiooni siis selle kohta, mis siin planeet Maal toimub ja kes nemad on ja kogu sellest missioonist planeet Maaga ja nii edasi. Ja minu jaoks oli siis sellel hetkel ainult jah, jah, ma tean, jah, ma tean, jah, ma tean, ehk ma nagu hakkasin mäletama. Mulle nagu meenus see kõik, see ei olnud minu jaoks mingi ulme, vaid nagu vastupidi, nagu hästi loogiline, kõik oli hästi loogiline. ja 2 nädalat hiljem ma käisin ühe naise juures siis Reiki seansil ja tema tegi mulle koduplaneedi ühenduse selle seansi ajal, mille tagajärjel mul aktiveerus valguskeel ja siis mul valguse keelega toimus siis niimoodi, et iga kord, kui ma sattusin kokku mõne valgustöötajaga, kuna noh, minu ringkonnas oli neid inimesi selleks ajaks tegelikult väga palju, siis mul keha, noh, ma ei saanud seda valguse keele laengut kinni hoida, mis mus siis selle inimese jaoks oli. See nagu lihtsalt voolas must välja, et see oli nagu nii intensiivne ja nii tugev et noh, tegelikult selle valguse keele aktiveerimise juures oli veel see, et ma tegin ise endale uuesti koduplaneedi ühenduse, mul oli põiega üks teema ja ma tundsin, et ma tahan nagu vaadata, et kas mul on võimalik läbi selle ühenduse ennast tervendada. ja siis, kui ma selle ühenduse lõin, siis mul tegelikult toimuski see aktivatsioon niimoodi, et ma ise hakkasin rääkima siis keeles, mida ma polnud kunagi oma inimkeeles, ma ei olnud mäletanud, et ma seda räägin või oskan rääkida. tagantjärgi ma nüüd jälle mäletan, et lapsepõlves tegelikult sai seda räägitud. ja mu käed koputasid mind igatepidi ja puudutasid ja survestasid mingeid kohti ja nagu punkte ja asju, noh, mul selles inimmälestustes inimkehas ei ole nagu mingit punkti massaaži ega mitte mingeid teadmisi, noh, need tulid kõik läbi nagu intuitiivselt kuskilt eelmistest eludest. ja siis mul tuli metsik vitaalsus. niimoodi, et see valguse keel jooksis, ma tervendasin iseennast ja mul oli jõhker jõud niimoodi, et mul silmad olid üliklaarid, ma tegin, hüppasin sealt haigevoodist püsti, tegin kätekõverdusi, mida ma polnud suuteline nagu mitte kunagi tegema üle ühe kätekõverduse, et mul oli nagu jõhker vitaalsus ja hästi tugev selline power oli sees ja selle tagajärjel ma siis lõin sellise sessiooni nagu kehakoodide aktiveerimine. lihtsalt teadsin, et mul on vaja seda teha, endal polnud õrna aimugi, et mida see siis täpselt tähendab. ja alistusin 5000-ga sellele, mis must läbi tahtis voolata ja selle kulminatsiooniks oli tegelikult see, et kõik, kes mu sessioonidele jõudsid, olid kõik valgustöölised. ja kui mul oli 6 esimest seanssi ära olnud, siis ma ütlesin täitsa lõpp, et see ei ole juhus, et ma tegelengi ainult valgustöötajatega, et see on nagu ja siis tuli, noh, neid on tänaseks üle 300 inimese vähemalt olnud, kes on mul nagu üks-ühele sessioonidel käinud, pluss siis kõik need grupisessioonid veel. ja kui ma käisin ühe selgeltnägija juures, et saada nagu rohkem informatsiooni selle kohta, et mida ma siis täpselt teen, siis ta tegelikult hästi lühidalt ütles, et ma tõstan inimesi 3D-st 5D-sse, et ma olen teinud seda eelnevates eludes ka, minu ülesanne on ülemineku ajal toetada inimese üleminekut siis, kes on otsustanud oma füüsilise kehaga uute energiasse üle minna, et nende kehad tuleksid üle, et ma lülitan oma seansside käigus sisse inimestel siis nende valguskehas neid koode, mis toetavad seda, et see füüsiline keha läheks üle, et ta nagu oleks võimeline üle minema. jah, sihuke lugu. Vau, see, vau, lihtsalt, au, 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 au. ma ütleksin nii, et tahaks kohe küsida, kes sa oled selline, lihtsalt nii mega palju informatsiooni. ausalt öeldes mul läks vahepeal täiega juba, kuidas ma ütlen, errorisse selle koha peal, kui sa selle lamba naha peale selle, mis asi see oli, mis sa ütlesid, et sul polnud mingit aimu ka, mis asi see on, mida sa. Merkab ongi valguskeha. ja nagu tagantjärgi ma siis saingi aru, et ma olin portaali, et päriselt ka, et see oligi portaal, sellepärast et mida mina täna oma seanssidel teen siis või mida ma hakkasin tegema, valgus nagu läbi hingekristalli, kristallid olid ka seal naha peal onju, aktiveerin valguskeha, mis on Merkaba läbi valguse keele ja saad aru, noh, need sümbolid olid kõik seal selle lamba naha peal kirjas ja noh, täna ma nagu, kui sa küsid, kes ma olen, siis ma olen küll jah, siin inimkehas, aga tegelikult ma olen nii-öelda täheseeme pliaadide tähesüsteemist, kes on kehastunud siia selleks, et maa ülestõusmise ajal toetada inimesi.
ja noh, nagu või toetada ka maad on ju, et mu oma keha kannab juba nii nagu ütleme siis noh, kõrgemat sagedust, et kui ma olen inimestega väljas, siis nendel lihtsalt juba toimub nagu mingi upgrade. Nad nagu noh, enamus inimesed, on need sõbrad või kliendid, vahet ei ole, kõik, kes minuga kokku puutuvad, ütlevad, et pärast laiali minemist tunnevad ennast reeglina paremini, tõstetuna nagu lihtsalt kokkupuutest onju. et ja noh, ma ei ole ainuke selles mõttes, Eestis on mega palju valgustöötajaid onju, nagu neil on enamustel on sarnane funktsioon onju, et kes lihtsalt oma niši on leidnud, et mis nurga alt nad seda siis teevad onju. mm.. Vau. Sa ütlesid, et sa põhiliselt teed seda kõik online'i kaudu ja sa ütlesid, jah, mainisid ka, et individuaalselt või siis ka rühmiti või grupiga. Et räägi jah. natukene sellest, et mida sa siis teed. Sa küll mainisid seda, aga kuidas see individuaalne käib? Kas see on mingi ühe korraga, on see kaks korda, on see, kuidas need asjad on ja siis ka grupiga, kas sa näiteks ka kuskil kohal kohtud inimestega või on ainult siis Mhm. online'is ja nii edasi? tead, mul tekkis selline, mul kohe tuli selline vaata, mingi tead, see on see, kui lähed poodi, siis kirjutad üles, et sa midagi maha ei unusta, vaata, mul tekkis kohe mingi selline, et asi, et siis, kui ma panen salvestuse kinni, siis ma küsin su käest kindlasti vot seda ja siis ma küsin veel seda ja vot sellised asjad. Teie ka, kes te nüüd kuulate, mis sest, et meie nüüd kuidagi ette salvestame, aga te ka kommenteerige siia alla, et siis hiljem ma Kadrile saadan lihtsalt ka need screenshot'id nendest küsimustest, kui Kadri ei jõua. ja kõige parem on see, et Kadri need andmed te saate kõik siia video alla, nii et palun kohe siis otse Kadri poole pöörduda, nii et mina olen lihtsalt tõsiselt vahendaja, ma olen nii võetud praegu, et sa mul külas oled. ma loodan väga, et sa mäletad nüüd, mida ma küsisin seal eespool. Ja sa küsisid sessiooni kohta. No üks-ühele sessioon tavapäraselt see, mis puudutab koduplaneedi ühendust, nüüd need on ikkagi reeglina olnud ühekordsed, mõni üksik on tundnud vajadust seda kogeda ka nagu mitu korda, aga, aga enamasti ühe korra. Ja siis selle sessiooni käigus ma loon sellise energeetilise ruumi. Ma teen sellega siis sellise juhendatud meditatsiooni kaudu viin ta sellisesse seisundisse, kus ta saab hakata siis seda ühenduse energiat vastu võtma. Ja, ja see toimub siis valguse, keele ja heli, ma teen hästi kõrgeid erinevaid helisid, et need heliresonantsid avavad energeetilisi ruume, kus siis saab toimuda selline energeetiline, ma tahaks öelda, kirurgia et need koodid saaksid sellesse valguskehasse maanduda. Ja siis tihtipeale, kui enam valgustöötajatega enamasti olen tegelenud, siis tihtipeale ma vaatan ka, mul avanes siis suhteliselt kohe pärast seda või sinnakanti, kui see valguse keel aktiveerus, põhimõtteliselt paralleelselt ka selline nagu võime ligipääs raamatukogule. Ma ise arvan, et see on tegelikult Akassi kroonika või mis iganes on ju, et need lihtsalt mulle näidatakse seal nagu spetsiifiliselt, mis puudutab valgustöötajate informatsiooni, et ma seal nagu mingit muud infot ei ole käinud kaevamas ja ma nagu tunnen, et see, noh, et see ei puutu minusse. ehk et noh, inimesed kasutavad neid Akassi kroonikaid erinevateks asjadeks, aga põhimõtteliselt ma käin raamatukogus ja vaatan sealt raamatukogust siis selle konkreetse valgustöötaja sellist nagu infot, mis edastab või kajastub minule tegelikult nagu värvide kaupa, et mis suuna valgustöötajaga on tegemist, et kes on mingi taimeravitseja või on mingi nõid või on mingi lavadel inimeste ees inspireerija või on, ma ei, noh, mis iganes need erinevad variandid on, lastega töötaja ja nii edasi, onju. et see on ka see, mida ma selle üks-ühele sessiooni käigus olen lisaks veel teinud, lisaks koduplaneedi ühendusele, et inimesel tekiks suurem selgus nagu selle enda suuna osas. Ja kui ma teen grupisessioone, siis mul on kodulehekülg, me paneme selle ka siia alla, et selle nimi on nüüd kadinblad.com, mis oli siis selle ärkvelteadulooja selline ingliskeelne versioon, kus mul on hästi palju erinevaid valguse keelega energiasessioone, sest et valguse keele, noh, võtame näiteks selle kõrgema südamekeskuse sessioon. kõrgem südamekeskus on meil siin, see on hingekristalli asukoht ja selle aktiveerimiseks on sessioon, et kui inimese kõrgema südamekeskus, tähendab, kui inimese kõrgem südamekeskus on aktiveerunud, siis ta saab nagu kergemini ühendust saada ühtsusteadvusega, et ta nagu tunneb seda nagu kõrgemat
südameeetikat, hakkab seda rohkem kehastama. et selleks on mul siis loodud näiteks üks sessioon on ju, mis on seal kodulehel. sest nüüd täna näiteks, kui me salvestame, mul õhtul on Emaliini tervendussessioon. et ma võin, kuna see valguse keel on nagu mega universaalne mõnes mõttes ja samal ajal hästi spetsiifiline, ehk et sellega on võimalik tõesti nagu mis iganes teemadesse luua nagu mingit harmooniat ja tervendust sisse tuua. sest et see on põhimõtteliselt, vaata nagu sa alguses rääkisid kongihelidest, minu mees töötab kongidega, onju. Äh, siis see on teatud heliresonants, mis tekitab tervendust, mis tekitab nagu mm, jah, või kristallkausid samamoodi on ju, et mm. need nagu meie keha reageerib helile. Ja kui mina teen seda valguse keele kanaldust, siis tegelikult minu häälepaelad on nagu see kong on ju. et mul see on uskumatu, mis helisid mul siit läbi tuleb, ma olen alguses olin ise täiesti nagu hämmingus, nagu need on ülikõrged, hästi sellised nagu lõikavad välja puhastavad on ju, et see on nagu, need on nagu nii kuidas ma siis ütlen mm, maagilised tööriistad on need helid, et ma olen väga alandlikult nagu teenin oma kehastusega, et seda kõike läbi tuua ja mm, ja nüüd, kui ma saangi oma taotlusega panna sellele valguse keelele või ma nimetan seda ka resonantskeeleks, et seal toimub nagu resonantside ühtimine tegelikult, kui ma neid heliväljasid teen. Kui ma panen sellele taotluse ette, et mis teema ütleme, aktivatsiooni või tervendust me praegu nagu esile toome, siis vastavalt sellele hakkavad need helid toimuma ja muutuma. ehk et ta on nagu täiesti noh, mõnes mõttes geniaalne tervenduse metoodika. Ja mul on hiljaaegu on avanenud hingemälus see, et ma olen kunagi maiade ajal olnud šamaan, noh, selle šamaani kehastuses ma juba kasutasin neid. Ja see oskus on mul pärit üldse plejaadidelt, ma ei ole seda nagu õppinud siin maa peal. et see on tegelikult nagu galaktiline, noh, galaktilisest päritolust oskus. Väga huvitav, tead, sellega seoses mul tuleb meelde üks minu jälgijatest siin ka numbrite keelelt saatis mulle sellised Youtube'i videod ühest noorest poisist, kes laulab hästi kõrgete helidega. Ja Mhm. ma enam-vähem ma arvan, et see on äkki, see on nagu, see on nii huvitav, mida tuleb just siitsamast asjast välja. Et see, Mm. mida sa kõik räägid, siis on, tead, ma olen ausalt öeldes keeletu veitsa, mul eesti keel on nüüd kadunud. ma ei tea isegi, mis keeles ma räägin, seepärast et ma olen praegu nii võetud kogu sellest infost ja just see, et mingisugused tükid hakkavad praegu nagu kokku meenuma, et näed, seesama, et mulle saadeti ka, et Youtube'is ma kuulasin ja see, kuidas ta siit häälest laulis välja mingeid helisid, mida sa just ütlesid, et sa isegi ei oska seda nagu inimkeeles nagu praegu ütelda, on ju, mis asi see on, aga mida kõike sinu keha nagu vahendab. Ja see oli ka midagi täiesti enneolematut, ma kuulasin ja seda lihtsalt pisarad voolavad sul seepärast, et sa ei saa aru, mis asi see on, aga sinu sees Mm. toimub midagi, mul praegu ka tulid ihukarvad Mhm. üles, et kas sa näiteks, no mis näiteks, ma räägin, mu eesti keel kadus praegu, mu eesti keel kadus. Kui sa alustad seda sessiooni, ütleme siis näiteks mina võtan sinuga siis face to face seda või siis läbi online'i, eks ju, nagu ma aru saan. see, et sina hakkad seda sessiooni läbi viima, sa ka teed need kohalolu, need sissejuhatavad protseduurid ja kõik need asjad on ju ma ei tea isegi, kuidas seda ilusti ütelda, aga see juba, mida sa tegid enne salvestust, oli kuidagi nii nagu mind nii kohale toov, et ma olin natuke tuim, nagu sa tähele panid, et ma olin nagu, et ei tule siin midagi nagu välja. Ja siis seesama, et kuidas ma ütlen, tavaelus sa ju neid hääli ei tee või teed? ei no mul ei ole neid vaja väga praktiseerida, selles mõttes, et alguses, kui mul aktiveerus see, siis ma ikkagi rääkisin rohkem ja kuidagi seda tuli lihtsalt noh, iseenesest oli kuidagi aktiivsem mul. täna ma kasutan seda ikkagi ainult siis, kui ma teen mingeid sessioone või siis, kui ma tegelen iseenda häälestamisega ja see on üks teema, näiteks ka mu kodulehel on üks sessioon on isikliku valguse keele aktiveerimine. Ja see tegelikult ma olen nagu täiesti veendunud, et inimesed on võimelised kõik ise ka oma valguskeelt rääkima. sellepärast, et see on tegelikult hingekeel, see on põhimõtteliselt, sa annad oma häälepaelad nagu võtad siit meelest ära, vaid annad nagu südame kätte ja hakkad sealt laskma välja seda
häält, või heli või resonantsi, mida su süda tahab väljendada. ja ja selle nagu funktsioon on tegelikult see, et sa saad iseennast oma hääleaparaadiga joondada, tasakaalustada, tervendada. Et enamus inimesed, kellele ma olen saanud valguskeele aktiveerida, kui nad oma valguskeelt natuke aega räägivad, siis see nagu kohe ta toob tegelikult nii kohale, rahustab närvisüsteemi maha, hästi mõnus joondus tekib, ja ta nagu ka tõstev ehk et sa nagu sageduslikult tõstab sind, ehk et see on nagu täiesti geniaalne enda joondamise tööriist ja ma aeg-ajalt siis kasutan seda, kui seda on vaja, onju, et minu inimene ikka läheb ka vahest sinna Uugametsa poole, onju. väga põnev, ehk siis ma saan aru, et läbi sinu nende seansside on ka võimalik endal see jah, valguskeel aktiveerida. üks seanss on spetsiaalselt selle jaoks loodud, et saab valguskeelt aktiveerida. kas on olnud ka selliseid olukordi, et kuigi sa ütlesid, et kõik need valguse töötajad või valguse kanaldajad, kõik need inimesed kuidagi satuvad su teele, kas on juhtunud ka sellist asja, et esimese korraga need asjad ei õnnestu, et peab võtma veel või sa ise tajud, et see on nagu see on õnnestunud, kogu see protseduur? ma isegi ei oska paremini praegu küsida, vaata jah, lihtsamini küsida, äkki sa saad aru, mida ma nagu no mõtlen? tähendab, ma tean, mul on olnud üks olukord, kui inimene ei võtnud seda energiat vastu ja see käivitus niimoodi, et tähendab, mina tajusin seda niimoodi, mul oli hästi tugeva peavalu nagu noh, ühesõnaga, kui ta pani ploki ette meeletasandilt, siis energia ei läinud enam läbi ja minule jäi see laeng nagu kinni. See oli hästi ebamugav. Ja hea kogemus, et ma sain nagu aru kohe, et ahah, okei, et kui energia läbi ei lähe, siis see tähendab seda, onju, et mul rohkem pole seda olnud. Ja see tähendab seda, et see energialaeng nii ehk naa jõuab sellesse inimese välja. nüüd küsimus on lihtsalt selles, et mida võib-olla inimene pärast oma elus edasi peale hakkab, onju. Et kui ta laseb omale sellise, ütleme, noh, enesesabotaaži tugevalt peale, siis see ikkagi väljendub selles, et ta kogeb oma elus igasuguseid võib-olla kannatusi ja raskusi, mis tal elus on ju. aga, aga laias laastus, kuna see aktivatsiooni nagu põhieesmärk on see, et tõsta seda keha nagu 13-15-sse, et ta jätkaks oma seda, noh, jätkaks selles kehas, siis see toimub valguse keha tasandil ja selle aktivatsiooni ma teen nii ehk naa ära. noh, et see, kuidas ta siis pärast oma elu edasi elab, see on juba noh, ikkagi tema vastutada, onju. ehk siis see, et sina ei vastuta selle eest, kuidas inimene edasi selle sessiooni jälgi toimib, igaüks on oma õnnes, jah, ütleme siis niimoodi, kõik, mis peab tulema, see tuleb, et sina ju ei anna mingisugust võlu power'it, et vau, nüüd su elu on kuni lõpuni välja, kuule, ainult briljantmäed ja kõik muud asjad, et ei jah, ole midagi kahjuks sellist. ma hullult tahaks, et see oleks nii, aga kahjuks mul puudub see võimekus, et ma ei saa, selles mõttes puudub, et ma ei saa teiste inimeste elude eest nagu, noh, inimesed vastutavad ise oma elude eest, on ju, et ta küll, ta muudab seisundit kindlasti ja nagu noh, mida ma märkan tegelikult, et mul on paljud kliendid, kes on jäänud nagu ütleme, käima mu juures, võtmas neid erinevaid energiasessioone erinevatel teemadel. Ja ma arvan, et üks põhjus, mis seal taga on see, et see sessioon ise juba nagu tõstab ja teeb olemise paremaks, nagu ükskõik, mis teemal see siis on. et, ähm, et selline, jah, selline vaade ka veel. aga siis küsimus selline, et kui sa teed neid, kui tihti sa neid teed, kas see on ainult online'is või on ka see, et sa kogud ka täitsa Ah, füüsiliselt inimesed sinna? kuidas sa ise taastud? fakt on ju see, et sa ei ole ju mingi Käsna-Kalle või selline pesuseene, et lihtsalt prrr, kõik lased endast läbi. et jah. selliseid küsimusi. Ja, et kõigepealt ma aeg-ajalt ikkagi teen live-kohtumisi ka. Lihtsalt, kui ma neid teen, siis see ruum saab hästi kiiresti täis, sellepärast et noh, tegelikult ilmselgelt on see, et see live-kogemus on ikkagi noh, heliliselt juba hoopis midagi muud ja energeetiliselt ka, ta ikkagi on nagu ütleme rohkem vau kui läbi Zoomi võib-olla on ju, ta on nagu võimsam, see on see peegeldus, mida ma olen saanud inimestelt. Aga ma teen neid kuskil korra kvartalis ja niimoodi, et ma nagu teen nagu päris kohtumisi erinevates kohtades, Pärnus ja Tallinnas olen teinud ja ma arvan, et suure tõenäosusega järgmine toimub ka Tallinnas kuskil.
ja oota, mis see teine küsimus oli? Siis teine küsimus oli see, et kuidas sa ennast taastad, kui palju sa Kuidas ma üldse taastan? ja et jah, et kui palju sa suudad näiteks päeva jooksul inimesi aidata või kas sa teed näiteks kord nädalas ainult Ja, sellist ja. asja või ja nii edasi mm.. No grupisessioone ma teen tavaliselt kas kord nädalas või 2 nädala tagant olen praegu teinud ja üks-ühele sessioone ma ei, alguses ma panin täiesti hullu, ma võtsin 3 inimest päevas, 5 päeva nädalas, aga see on ikkagi sellise päris kõrge sageduse läbitoomine ja see lihtsalt kärsatas mind ennast nagu korralikult, et ma olingi pärast täitsa kutu. Siis ma läksin väiksele taastumisele ja nüüd ma võtan asja nagu rahulikult, et teen sihuke kuni 3 seanssi nädalas, et üks seanss päevas, et sellega mitte endale liiga teha. -hmm. ja kas sa vabasid päevasid ka pead sellistena, et see on täielik vaba päev ja milline näeb sinu vaba päev välja? Absoluutselt, mul on väga palju vabasid päevasid tegelikult. Ma elan ikka väga mittetraditsioonilise inimesena, et ma puhkan palju, noh, mul on väike laps tegelikult, okei, see võtab päris palju ressurssi, onju, et tema oli kodune, ma ei ole teda lasteaeda pannud. Ehm, ja ma lihtsalt, mis ma teen, koduseid toimetusi ja praegu mul on kunstise soon täiega aktiveerunud niimoodi, et ma igal võimalusel põhimõtteliselt haaran oma markereid ja ploki ja hakkan jälle midagi joonistama mm,. ja, ja oma abikaasaga me käime palju looduses jalutamas, noh niimoodi nagu ütleme õhtuti või siis kuskil lihtsalt chillime looduses. Et noh, Saaremaal nüüd ma näen, et seda aktiveerib meil uuesti seda rohkem, et talve poole on natuke sai kodus ka istutud, onju. Ühesõnaga, siukseid tavalisi tegevusi mina ei tee, lihtsalt ma olen lihtne inimene. vaata, see lõpuosa läkski nii kihvtilt, et no mis sa küsid selliseid küsimusi, täitsa tavaline inimene nagu sina ja minagi. aga iseenne jah. räägid seda, kui võimsad sellised aitamise meetodid sul on, igasugused vau, vau, lihtsalt selline, vaadake, kui põnev, et praegu mingi Kadri räägib oma lugu, siis sina, kes sa vaatad praegu sealt teiselt poolt seda videot ja mõtled, et oi, aga mul on ka ju sellised anded ja ma oskan ka, aga noh, mis nüüd mina, siis see oleks see koht, kus ka tulla välja ja rääkida ja jagada oma asju, kas siis läbi minu siin ka nii nagu Kadri seda teeb või kommenteeri siia alla, et minu meelest on nii vahva. Me oleme kõik tulnud siia teineteist või üksteist aitama kuidagimoodi, kas hea sõnaga või see, mida sina teed ja sina ju ka avastasid selle või sa said sellele kinnitust ju ka mingi teatud eluaja jooksul, mitte see, et sa sündisid käed taskus, ütlesid, ma olen proff. et see on kõik ja, lihtsalt ja. kujunenud välja ja ega sa ju ei teadnud ka mingi 20 aastat tagasi kerides, et sa hakkad midagi sellist tegema. ma arvan, see on nii nagu mina, kui keegi oleks mulle öelnud, et sa siin 20 aastat tagasi, et sa hakkad numeroloogiks, siis naljanina, mis sa naljatad siin, ei hakka. no vot, et eks siis selles suhtes, et on nii põnev. mul on hea meel, et sul on vabasid päevasid, et sa oled lihtsalt, oskad niisama ka chill ida ja olla ja looduses nautida. Nüüd, kui sa mainisid nüüd paar korda siin tekstis ka oma abikaasat ja tema tegeleb kongidega. mul on selline tunne, kui ma nüüd ei eksi, kas ma nägingi Facebookis kuidagi mingit sellist tegevust, kus oli siis need kongid, sinu abikaasa arvatavasti ja sina, et kas te teete ka koos mingisuguseid ettevõtmisi, sündmusi? Ja me oleme vahest teinud küll me oleme mingi paar-kolm sessiooni sellist teinud, kus me oleme selle valguse keele ja kongid omavahel ühendanud ja ise need on olnud väga huvitavad. Aga meil ju ongi tekkinud natuke see dilemma, et kas nad on nagu, kuna need on mõlemad hästi võimsad, noh, nad on nagu tõesti mõlemad hästi võimsad heli nagu tervendused, et et kas nad võib-olla koos äkki on ikkagi liiga palju. Mhm. et sihuke väike kahtlus on tekkinud ja siis me praeguseks hetkes oleme nagu hoidnud neid eraldi. küll aga noh, minul on ka selline eripära, et nagu ma ennem ka ütlesin, et ma alati tegelikult ei kasuta seda valguse keelt, vaid lähen lihtsalt kanalisse ja hakkan nagu rääkima siis informatsiooni mingi teema kohta ja sellisel viisil me oleme küll saanud teha, et mul on olnud nagu info läbi jooksnud ette, siis kongisessioonil ette sihuke ettevalmistus ja siis pärast tulevad need kongihelid peale. et aeg-ajalt ilmselt võime selliseid asju ka luua. väga huvitav.
kas teid saab ka kuhugi külla kutsuda kahekesi või üksinda või kas on ka näiteks selliseid, kui no miks ma seda küsin, sest mind kutsuti ka ettevõttes, kus oli, kas oli 6 naist või 7 naist, ma ei mäleta. ja siis tehti selline ettepanek, kas ma läheksin sinna kohale ja tegeleksin nendega, et kas ka sina käid selliseid asju tegemas või kas sulle saab selliseid kutseid saata näiteks, nii nagu sa ütlesid, gruppidega tegeled. Jaa, teoreetiliselt küll, et ma olen käinud pisteliselt ja mul on mees ka käinud isegi sünnipäevale on läinud niimoodi, et nagu sihuke uue ajastu sünnipäev, siis ongi sessioon hoopis selle süldilaua asemel. Mhm. Et seda on tehtud ja ühesõnaga lühidalt öeldes ja, et neid saab ikka teha, kui on soovi ja vajadust ja kõik klapib. Väga kihvt. tead, ma hakkasin lihtsalt mõtlema, selline küsimus jällegi. Kui sa rääkisid, et vaata see, no kui ma küsisin seda, et kas sa abikaasaga teed neid üritusi ja te olete teinud, et enne on see informatsioon siis, mis sinult nagu tuleb sealt valguse kanalist, eks ju, valguse keele kaudu. nüüd, kui ma midagi ütlen valesti, siis väga vabandan, ma ei tea neid termineid, ma proovin siin eesti keelde neid sättida. kas on olnud juhuseid, et sul ei avane see infoväli, et sa ei saa sealt infot kätte või kas sul on sees mingisugune hirm olnud sellega seoses või siis, kui sa selle teekonnale alles alguse nagu tulid või kuidagi alustasid? ma lihtsalt sellepärast vahest, miks ma seda küsin jälle, kui ma hakkasin numeroloogina toimetama, siis kui tuli podcast, et pidin Tallinnasse minema või niimoodi ja siis mõtlesin, et aga äkki mul ei tule meelde. saad aru, nagu vot selline asi nagu, et eks me oleme ikkagi inimesed, nii nagu sa ütlesid, sa oled ka inimene, eks ju. tulevad ju need sellised loomulikud väiksed hirmud sisse. Jaa. Ma pean ütlema, et iga jumala kord enne sessiooni mul tekib väikene selline sabavärin, et kas nüüd on, kas ma ikka näen piisavalt või kas ikka kõik toimib ja kas ikka energia voolab ja et sihuke nagu mingi enesekahtlus või selline väike asi on alati, aga ma olen aru saanud sellest, et nagu üks naine ütles jumala hästi, et talle öeldi niimoodi, et sa oled nii julge, onju. siis ta ütles, et ei, et ma ei ole julge, et ma lihtsalt ei tee välja sellest, et ma kardan. Ja see on minu arust nagu nii õige, et nagu tegelikult nii ongi, et ma lähen sellest üle ja see sihuke väike sabavärin tegelikult nagu ekstra paneb mind pingutama selleks, et ma oleksin hästi sügavas kohalolus ja miks ma ka seda kohalolu meile siia algusesse tegin ja miks ma seda alati teen, noh, nagu ma ütlesingi, mul on seda endale vaja. kui ma tulen sellesse täielikku kohalolusse, siis ma tegelikult juba räägingi kanalist, siis ma olen nagu oma kõrgema minaga ühenduses ja kõik, mis tuleb, on nagu ma usaldan, et see on nagu perfektne ajastus, perfektne sõnastus, see lihtsalt peab olema ja ma täiesti alistun sellele. ja mul ei ole sellist asja olnud, et ma mitte kunagi ei olegi nagu mitte midagi rääkinud. küll on olnud selliseid kohti, kui ma olen ise olnud nagu emotsionaalselt võib-olla eelnevalt mingis protsessis või natuke lappes, siis on ühendus olnud nagu natukene niisugune katkendlikum võib-olla või. et ma pean nagu sügavamalt nagu noh, fokusseerima, et saaks tulla siis see jutt läbi. noh, ütleksin nii, et ikkagi inimene. jah. jah, ka minul siis, kui mul tuleb ka see pisikene sabavärin sisse või on tulnud, see on täitsa inimlik ju, siis ma mõtlen, et aga mulle nii meeldib see, mida ma teen ja ma tean, et kui ma üles ärkan, nii nagu matemaatikaõpetaja kunagi ütles, et sa pead une peal teadma, kui palju on 2 + 2, vaata, ma ei tea, kas sa mäletad kooliajast, kui oli need korrutustabelid pähe õpiti ja kõik muud asjad, et kõik sellised asjad, et ma kujutan ette, et ükskõik kui professionaalid ka teie, meie kõik oleme oma alal, ükskõik mis spetsialist sa ka ei oleks, siis ikka selline väike ärevus on teretulnud ja see näitab seda, et sa oled ikkagi tunnetega ja sa hoolid sellest, et see oleks kvaliteetne, mida see sinu seest läbi tuleb ja see on ikkagi ka suur, suur vastutus nii minu töös kui ka sinu töös, nii et aitäh, kallis Kadri, selle eest. jah. ja et praegu tuli infosulg sisse. ma küsiksin siis selleks, et kerida ka oma selliseid asju, vaata, me oleme ju nüüd nii kohal, ülemäärased asjad absoluutselt nüüd ei tule siit vahele, mingit tühja mula ei õnnestu kuidagi siit küsida. sa tegid selle kohaletuleku kuidagi nii puhtaks. kuidas sinuga inimesed üldjuhul või need, kes sinu teele on nüüd jõudnud, kuidas nemad sinuga kontakte on leidnud, kas see tuleb pigem läbi, ütleme, kuidas ma ütlen, kogemuste jagamise või on see lihtsalt nii nagu minu puhul nüüd, ütleme, juhuseid ei ole olemas, eks ju, mul ka see Facebook kuidagi tõi teid. minu meelest oligi see just see mingi sündmus, kus olid oma abikaasaga kongid ja sina olid seal kuidagi rahvast oli.
et kuidas inimesed üldjuhul on sinu juurde tee leidnud ja see, kui sa ka alustasid, nüüd on, tuleb juba mitu küsimust, eks ju, et see, kui sa ka alustasid, et kuidas see teekond sul hakkas olema, et sa ju tunnetasid, et su sees on needsamad unenäod, needsamad märgid, mis sa rääkisid, on ju, ja need asjad ja kuidas sa, üks asi on viinud teiseni, et sa sellega nüüd täielikult töötad. See on ju kuidagimoodi protsess olnud. Mhm. Mm, ma arvan, et ma tegelikult ei tea, kuidas inimesed täpselt minuni jõuavad, aga ma arvan, et hästi nagu suure osa tööst alguses vähemalt ja suure osa kliendibaasist või jälgijaskonnast kujunes välja ikkagi läbi Facebooki videode, mida ma omal ajal tegin. ja nüüd ma olen kolinud nende videode tegemisega üle siis Youtube'i ja kui ma jah, nii palju, kui ma olen saanud mingitelt klientidelt väikest sellist peegeldust, siis on ikkagi öeldud, et nad Youtube'ist, et Youtube on nagu ette visanud neile, Youtube'ist on leidnud, onju. Mhm, Et pigem niimoodi, jah. mhm. Ja see, et kuidas see protsess on sul jõudnud, tähendab, kuidas sa oled jõudnud siia, kus sa praegu oled? Millised protsessid on sinu sees käinud? Sa ütlesid, et 2022 hakkasid sa nagu täielikult sellega tegelema, kui ma nüüd õigesti mäletan. Jah. jah. Aga see tähendab seda, et sa oled ka kuidagi tunnetanud, sa oled kuidagi koolitanud, mingid inimesed on tulnud su teele, midagi sa oled veel juurde kanaldanud või mingit infot on tulnud. Sa midagi nagu oled, sa juba rääkisid ka, puudutasid siin, sa ei kujuta ette, mis ma siia kõik olen endale risti-rästi üles kribanud. Ma mõtlesin, et nii kui me lõpetame selle ära, ma hakkan kohe juurde guugeldama neid asju, mis asjad need kõik on. Et vot see asi, et ma saan aru, et sinu abikaasal on ka vaata omad tunnetused, need kongid, ega see kongid ei ole lihtsalt ju traktori juhtimine, see on hoopis Mm. teised sagedused, hoopis, mitte traktori juhtimine pole ka nüüd mingisugune paha asi. ärge nüüd seda mõelge, ma ei tea, miks see tuli mulle praegu, arvatavasti te, kes te siin kuulate, keegi juhib traktorit, minu elukaaslane juhib traktorit küll. Nii, üks asi teise peale, lihtsalt ma ei taha, et keegi ennast kuidagi ebamugavalt tunneb, aga just see, et kuidas see protsess on sul kujunenud nii kaugele, et sa teed just praegu seda, mida sa teed. Kes sinust saab siis, kui sa suureks kasvad, vaata, lasteaias mäletad, istusime kõik rivis ja minust tuleb juuksur, minust tuleb kosmonaut ja nii edasi. jaa, kusjuures seda ma üldse tegelikult ei suuda praegu meenutada, et kelleks ma lapsena tahtsin saada, aga mul oli kogu aeg selline teadmine, et nagu maagia on päriselt olemas. ja see oli minu jaoks hästi selline ma kogesin ka mingeid hetki, ma mäletan, üks kõige maagilisem koht oli see, kus ma sain kinnituse selle kohta, oli see, et keegi ütles mulle, et kui sul on soolatüügas, siis seda tuleb kiviga hõõruda ja täiskuu ajal visata siis see kivi üle õla niimoodi, et kuu poole ja tagasi ei tohi vaadata. ja ma tegin selle protseduuri läbi ja noh, saad aru, see soolatüügas kadus ära, onju. ja siis mul oli nagu jess, maagia on päriselt olemas et ma teadsin, et see on. aga edasi on tegelikult olnud niimoodi, et me oleme abikaasaga mega teaduse ruumides nagu surfajad, meile meeldib nagu elu lahti häkkida, me nagu me lihtsalt nagu januneme, selles kohas on meil kõige tugevam ühendus ka suhtes, et kus me nagu avastame mingeid nagu programme, mis inimestel on ja programmeerime neid lahti või nagu vaatame, mis tegelikult tõde on ja kus on noh, mis on vale ja siis, et mis on veel võimalik ja kuidas saab nagu veel paremini ja me oleme nagu mõlemad tunneme, et me oleme tulnud siia nagu uut looma, uut nagu see, noh, tõesti nagu uut reaalsust või uue maaga kaasas käima, et meie süsteemid toimivad kogu aeg niimoodi, et me nagu iseeneslikult jõuame mingites eluolu vestlustes või mingites olukordades jälle selleni, et me häkime mingit asja lahti. ja siis, kui ma olen midagi ära häkkinud, siis see on nagu, tähendab, see on nii hea väärt info, et seda on vaja jagada, onju. ja siis sellest hakkas see, et okei, teeme siis videosi, onju, või noh, mina olen eesotsas teinud. ja, ja juba tegelikult kui ma ennem, kui ma abikaasa koos olin, siis ma vaata ütlesin, et ma tegin ka enda isikliku kanali alt kunagi videosi, siis ma lihtsalt jagasin nagu sellist teadlikkust, kus ma olen iseenda mingites eluoludest läbi tulles nagu saanud teada, et kuidas saab kergemini või kuidas on parem või kuidas on nagu inimlikum ilm ja sellest tulenevalt on jah, kogu see, niimoodi on see protsess tegelikult kujunenud.
võimas, see oli väga-väga hea vastus, ütleme siis niimoodi. tead isegi, ma kujutan ette, see on iga naise ja mehe unistus arvatavasti või ma loodan, et seda saaks oma elukaaslasega teha, seda, mida sa kõige rohkem ise armastad. see oli nagu Mhm. helisev muusika praegu, mida sa kõike rääkisid. jah, ma olen väga õnnelik sinu üle, et sa saad teha seda, mida sa armastad ja seda jagada koos veel oma abikaasaga ja koos seda veel tuhnida ja uurida ja koos ka looduses olla. Ja sinu edukuse koodis siis mul praegu väga paistavad silma need 2 5 ehk siis sinu elude number on ka 5 ja see viitab sellele, et sa oled inimene, arvatavasti mitte tavaline inimene, on ju, siis kellel on nii palju informatsiooni, ehk siis need 2 5 viitavad sellele, et sa oskad sellist keerulist informatsiooni teha lihtsamaks inimlikkusesse keelde või inimeste keelde. kuigi ma ütleksin, minu jaoks oli täna väga palju võõrsõnu, mida ma üritasin kuidagi eesti keeles kirja panna ja ju ta jääb, ju ta jääb. aga siis see on see teema, mida ma täiesti tunnetan, kuidas need viied praegu töötavad nii, et sa just aitad neid selle valguse keelega jõuda iseendani, lähemale iseendale, endani, jah. et see on nagu nii huvitav ja tead, see keskmine number 6, ehk siis su kood oli 5 3 6 5 1. 6 ongi psühholoog, ma ei tea, seksooloog, inimeste aitamine, coach, mentor, aga sa oled nagu midagi veel. ehk siis teie, kellel teil on seal see 6 keskel edukuse koodis, vot näete, siit Kadri näitel saab ka aru, mis asi see on. see on veel need sellised asjad, mida mina numeroloogina ei oska veel ritta panna, seepärast et numeroloogia ka areneb päevast päeva, nii nagu sinu tänased väljaütlemised võivad olla mingi homme-ülehomme hoopis mingisuguste suurte täiendustega, mida me ei tea praegu. et, Mm. et mis on nagu väga-väga võimas. ma vaatan su numbreid lihtsalt ja tuleb selline väike avastamine selles suhtes, et vau, et ka mina õpin ju numeroloogina praegu kogu aeg ka sinu pealt, et kuidas teatud numbrid töötavad nii ja nii. vot nüüd ma rääkisin nii palju. tead, Kadri, kanalite suhtes veel, vaata, sa ütlesid, et sa täpselt ei teagi, kuidas inimesed su juurde jõuavad, aga väga palju on jõudnud nüüd Youtube'i kaudu. ja sa oled siin ära maininud 2 kodulehte, kui ma nüüd ära ei eksi, üks oli ingliskeelne ja teine oli eestikeelne. kas ma mäletan See õigesti? kodulehe see domeen lihtsalt on inglisekeelne, et see Kaadinblad, Mm. kaadinblad.com, et aga see tegelikult tähendab sedasama Ärkvel teadval loojal. ma isegi, see oli, ja ma isegi ei tea, ma isegi täpselt ei suuda praegu mäletada, mis põhjusel ma selle inglisekeelse domeeni tegin. aga igal juhul ta on praegu Ärkvel, tähendab siis kaadinblad.com. aga igal juhul leiab selle Ärkvel teadval looja kaudu Facebookist ja Youtube'ist Mhm. ja seal on juba lingid ka olemas selle kodulehekülje jaoks ka. vinge, väga vinge. milline näeb sinu emadepäev välja, see peaks olema see pühapäev. jah, mis sul plaanis on, vaba päev võtta, kodus askeldada? Äh, jah, ma tegelikult olen ilmselt kodune ja, ja suhtlen oma esiemadega ja, ja siis vaatame, mis see päev toob. Ma olen üsna kehva, ma pean ütlema, et ma olen üsna kehva selliste pühade tähistaja, Mhm. et järjest vähem nagu mis iganes kõik munadepühad ja jõulud ja kõik asjad järjest kukuvad ära. ma olen kõik väga suure kahtluse alla seadnud, ma näen väga palju nendes tegelikult mingit vandenõudu ja kaaperdamist ja päris inimesed või päris pühade nagu ütleme siis peitmist ja nii edasi, et ma ei tea, mis see emadepäeva kohta ma ei ole praegu üldse uurinud, et mis seal tegelikult taust on, et mis püha seal on või on see tõesti päris püha, aga igal juhul vahet ei ole, mis päeval. emad on nii ehk naa väga sellised olulised ja tänuväärt nähtused meie elus. Ja seda ma õppisin tegelikult sügavamalt mõistma alles siis, kui ma ise emaks sain. ja täpselt nii. mul on täpselt sama tunne kõigis nendes asjades, see, mis sa nüüd rääkisid pühade suhtes ja ma tegelikult väike küsimus nüüd teile, kes te praegu vaatate. kuna me Kadriga oleme mõlemad siis märtsikuu lapsed, et teie, kes te nüüd ka märtsikuus olete sündinud, täitsa puht numeroloogiline küsimus. kas teil on ka pühade suhtes selline natukene kummaline tunne? minu jaoks pole küll, mina ei ole osanud pühadest nagu lugu pidada, mitte sellepärast, et ma nagu traditsioone ei austaks, aga mina ei saa aru, miks inimesed peavad nagu hullunult käima poes ostma asju ja siis nad ei jõua neid kõiki ära süüa.
ja minu jaoks on see üks täiesti, et ah, oleme kodus, meil on kapis küll süüa, me saame hakkama. või siis, kui öeldakse ka, mul lapsed on juba harjunud, et nad ei pea nagu tulema ilmtingimata mulle külla, lilled ja tordid, sellepärast et ah, üks päev teiste hulgas nagu lihtsalt, et oleme lihtsalt teineteisele olemas ja vot selline. kas see on mingi märtsikuu laste sündroom? ehk siis märtsikuu on 3. kuu, et kirjutage teie palun ka, kommenteerige siia alla, et huvitav oleks teada seda. et ma olen sinuga täiesti samal lainel, ütleme niimoodi ja emaks olemine on väga suur töö ja väga suur kingitus ja ka isaks olemine ja kõik need asjad. et jah, oh kui tundeliseks läks. ja Kadri, aga aitäh sulle kõige selle informatsiooni eest ja ma arvan, et küsida oleks palju. mul lihtsalt praegu on kuidagi nagu sinuga nii chill olla, ma ei tea, kas meil juba käib mingi protseduur, aga ma tunnen kuidagi ennast niimoodi, et tavaliselt ma tean ju rohkem, ma oskan ju rohkem küsida küsimusi, aga ju siis ei pea. nii nagu ma ütlesin ka, et me teeme täpselt selle võrra, mida nagu kõike tuleb. ainukene asi mul jäi kõlama veel see, sa ütlesid, sul on täna õhtul mis teema see oli, sul oli kokkusaamine mingi grupp inimestega ja mis teema see oli? jah, see oligi emaliini tervendus. ah, ma mõtlesin kuidagi emaga seotud ja mida see tähendab, kui see saladus ei ole? jah, see tegelikult, see sessiooni ülesehitus on selline, et me suhestume 7 põlve tagasi oma emaliiniga, siis ema poolt kõik emad. ja mm, rahustame ära ja anname tagasi sinna kõik, mis tegelikult ei ole nagu vaja, mida ei ole vaja enam kanda ja anname nendele koha enda sellises süsteemis ning nagu energeetiliselt muudame seda, et kui seal on vahel mingid valukehad või mis noh, tegelikult ju see ka see ema-armastuse puudus ja kõik need asjad on seotud sellega, et on kuskil mingide emade ja laste vahel on jäänud mingid kotermannid sisse, on ju, et me laseme need lahti ja seda just läbi valguse keele siis on ju. et valguse keelega aitab puhastada siis neid kohti inimestele, see on siis Zoomi vahendusel sessioon mis läheb ka salvestamisele, nii et kui keegi praegu või kuuleb seda tagantjärgi, siis selle leiab minu koduleheküljelt ja saab tagantjärgi ka kogeda ja vastu võtta ja tervendada oma emaliini. ma just mõtlesin, et appikene, et miks ma alles nüüd kuulen sellest, et ma arvan, et me peaaegu et kõik vajame seda. et ja, nii paljud ka meeskliendid, kes on minuni jõudnud, ka nendel on need teemad üleval, et ma saan aru, et see ei puuduta ainult ju lihtsalt naisi, ema ja, teemad ja kõik need mõttetud süütunded ja okei, mm, las ta olla. mm. mis asi see on? õhupallid tuli, ma ei tea, kui kohe. Vau, Seda elu mul vahest see Zoom teeb niimoodi mingeid südameid ja õhupalle ja mingite juttude peale lihtsalt ja ma ei tea, mis me praegu tegime, et õhupall sai tulla. vau, kui nunnu see oli. aga miks see nüüd sinu poolt, miks minu Zoom niimoodi ei tee? äkki ma olen nii ma ei vähe veel Zoomi kasutanud? jaa, issand, kui huvitav. vaata, Kadri, selle õhupalli mere peale me siis võimegi lõpetada, et mina tänan, ma südamest tänan, et sa teed seda, mida sa teed ja sa oled nii huvitav naine. nii nagu me kõik jah, igaüks omal moel. absoluutselt. ja Ja, aitäh, Kadri ja suur tänu, et sa olemas oled. ja aitäh kutsumast, aitäh, et andsid võimaluse jagada seda, mis ma olen. aitäh, tšau. tšau.